Et oleneb sellest, et kuidas maapind meil on, kui niiske ta on. Kui on vaja, maapind on väga niiske, siis tuleb tegelikult ehitada maapinnale lihtsalt see tule alus. Mingitest puupilbastest, mis siin iganes on, need pirrud asjad, et selle koha peale hakkan siis ehitama nii-öelda lõket üles. Jah, tule vundament niimoodi. Oleneb, oletame näiteks kuskilt sealtpoolt on tuul, teen siukse tuuletõkke seina siia ette. Ennem oli küll järve poolt, on ju, aga nii. Nüüd on siin mul paat ümber läinud, oli tormine ja vihmane paadimatk mul on ju. Kõik on läbi ligunenud, on ju. Oleks nagu spaast tulnud otsa. Teeme juba selle ka märjaks. Et kõik oleks läbi ligunenud, nii nagu peab. Nii, kui see asi on läbi ligunenud, siis on ka, tõmbate, otsite kuskil keha peal võimalikult kuiva koha. Teise tõmbega juba tuli säde. Et see on ka asi, mis ei karda absoluutselt ei lund ega lörtsi, rääkimata vihmast. Nii, nüüd alati tuleb proovida kuidagi viisi mingites kehapiirkondades käed võimalikult kuivaks teha. Nüüd on meil see tampoon siin. Üritame selle kilepakendi siit lahti mudida. Nii. Kile pistan taskusse, metsa alla tuulel laiali viia ei lase, sest selle tõenäoliselt võivad mingisugused oravad või kährikud ära süüa ja see ei pruuginud tervisele hästi mõjuda. Nii, nüüd ta mul siin on. Hakkan teda mudima. Teda mudides juhtub temaga selline huvitav asi, et ta hakkab paisuma. Nii, tõmban siin pealt selle mingisuguse kihi ära ja rullub mul lahti meeletus koguses vatti. Väga tervislik olema millegi pärast, et millega ta immutatud või mürgistatud on, valgendatud või klooriga. Jah, mul on korra olnud mingisugused ökopoe tampoonid, mis olid küll tõesti halli värvi. Ja, täpselt. Sama asi näiteks mina loobusin juba 6-7 aastat tagasi valgete kempsupaberite kasutamisest. Mina pühin oma urruauku ainult taas kasutatud kempsupaberist. Ja, selline, mis on mingist makulatuurist ja kindlasti vältige kempsupaberit, kus on ilusad sinised, roosad, värvilised, punased, mingid rohelised, mingid mustrid peal. Ja need kempsupaberid, mis lõhnavad, mille pärast on paljud rohud manustatavad urruaugu kaudu, kohe hakkab mõjuma. Imendub kiiresti. Täpselt. Ja kui ta nüüd seda mingit valgendit, trükivärvi ja mingit muud sodi omal ka sõna otses mõttes tagant sisse topites, satub kohe teie vereringesse. Et pühkige hinnake oma taguotsa ja tervist. Kasutage sellist kempsupaberit, mis on selline halli värvi. Maksimas põlatud. Ja. Säästurottide oma. Ja, mingi Serlal või kellel on olemas, jah, on kohe see nii-öelda taaskasutuse märk on peal, see 3 nurgas 3 sellisest noolt nagu, et see on vana paberist tehtud. Nii, nüüd, peo täis. Tõmban. Läks. Nii, hakkan neid kohe siin, neid peenikesi peale laduma. Neid tuleb muidugi panna niimoodi, et kohe leeki ära ka ei lämmata. Ja, kasetoht on ka väga hea asi. Üldiselt on saadaval, jah. Lihtsalt endal mul on kahju vaadata paljudes kohtades, kus on lõkkekohad, on mitmesaja meetri raadiuses kased väga koledad. Et mul on lihtsalt kahju. Ja küll, see ei tapa puud ega midagi, aga nii, nüüd ma panen siia neid, küll ma panen tuuletõkk kõigele poole, panen neid peenikesi pirde peale, nendega nii-öelda toidan lõket. Järgmine asi ongi mul nüüd need ilusad lokitatud pirrud. Panen 2 tükki näiteks ühtpidi, võtan siit
järgmised, panen 2 tükki teistpidi. No, kui need on rohkem valmis tehtud, siis seda parem. Ja tänu nendele lokkidele hakkab ta siit kohe seda tuld võtma. Ja järjest jämedamatega hakkan toitma. Kui ma nüüd olen need lokkidega ära kasutanud, siis järgmisena ma võtangi juba midagi sellist, kus enam veel lokke ei ole. Siin näiteks sellised. Panen need järgmiseks kihiks peale ja lõpuks juba järjest jämedamad. Ja et oma elu veel lihtsamaks teha, sikutan siit järgmise kuuse, panen keskkohaga tule peale, põleb pooleks, tõstan järgmised 2 poolt keskkohaga, põletan omakorda pooleks, milleks on enam nuga nüritada või saaga nüritada. Las tuli minu eest saeb ja raiub ja lõhub. Ja mina arvan, et mõne aja pärast oleks mul juba soe söök. Et sain lõkke põlema.